Kõigepealt me peame lähtuma sellest, missugust linna me soovime näha nii täna kui ka 10 või 20 aasta pärast. Ja kaasaegne linna planeerimine on mitte ainult eesmärk, vaid ka tegelikult keeruline protsess, sest me peame arvestama erinevate tingimustega. Me peame arvestama inimeste ootustega, me peame arvestama liiklusega, transpordivajadustega, aga me ei saa unustada, et see keskkond, kus me elame, vajab kaitset. Ja kõige suurem väljakutse ongi see, kuidas seda kaasaegset linnaruumi arendada, aga samas säilitada ka ökosüsteemi. Ja kindlasti Tallinn on roheline linn ja me soovime mitte ainult säilitada ökosüsteemi, vaid ka tuua seda loodust linlastele rohkem juurde. Tegelikult see on väga suur projekt. Putukaväel on osa suurest lineaarpargi projektist ja siin seda suure projekti on võimalik arendada ainult etapiviisiliselt. Ja praegu meil on olemas kontseptsioon. Nüüd me peame projekti koostama ja siis mõtlema, kuidas eelarvelised vahendid lubavad meile sellega edasi liikuda. Et kui kiiresti me saame tervikuna selle projekti ellu viia. Ma arvan, et me peaksime lähtuma sellest, et 4 aasta jooksul, 4-5 aasta jooksul seda projekti me peaksime olema võimelised ellu viia. Me peame minu arvates eelkõige lähtuma sellisest kontseptuaalsest lähenemisest, sest praegu me räägime lineaarpargist, aga samas me praegu tegeleme ka Tondiraba projektiga. Me räägime sellest, et peaks tekkima uus Skoone bastion'i ala ja neid projekte ühendab selline kaasaegne lähenemine, et me toome seda rohealad rohkem linnaruumi sisse juurde, aga samas see roheala on ka inimestele kättesaadav. Et see tähendab seda, et tekivad pargid, spordiväljakud, mänguväljakud, et inimestele see keskkond oleks atraktiivne ja mugav. Et see ongi selline ühine kontseptsioon, mida me soovime näha siin, aga ka teistes projektides, mida ma nimetasin. Tondiraba park, Skoone bastion. Putukaväil on rohekoridor ja ühtlasi ka lineaarpark, ehk siis ta on mõeldud nii looduskeskkonnale kui ka inimestele. Looduskeskkonna mõttes on eelkõige mõeldud siin tolmeldajaid, et see õhuliinitalune niidutaimestik on tolmeldajatele väga soodsaks elukeskkonnaks ja ka rändekoridoriks ühest linnaosast teise, aga ühtlasi on see ka liikumiskoridor inimestele. Ja meie kavandame siia lineaarparki, mis arvestab siis nii liikuvust kui ka erinevaid avalikke funktsioone inimestele kui ka siis seda loodusväärtuste hoidmist erinevatele putukaliikidele. Kuidas see protsess alguse sai ja kuidas toimub, kuidas selle mõtteni jõuti? See jõutis jälleni niimoodi, et õhuliinid Elron teatas, mitte Elron, vaid kes on Eesti Energia, teatas, et õhuliinid paigaldatakse kaablisse ja see kaablisse paigaldamine siis avas sellise potentsiaali kavandada siia uut avalikku ruumi. Ja kuna see on koostööprojekt Tallinna Keskkonna Kommunaalametiga, meil on siin pundis looduskaitse spetsialist, siis tema käis välja selle hüpoteesi, et kogu see õhuliinide alune on tolmeldajate koridor ja rändekoridor ja me tellisime ka vastava uuringu Tartu Ülikoolilt, mis siis kinnitas seda hüpoteesi, et see on väga liigirikas ala. See toimus eelmisel kevadel ja läbi mitme erineva kanali nii-öelda, et inimesed said oma arvamusi sellele visioonile esitada veebipõhiselt, siis me võtsime kasutusele oma avalinn kaasamisäppi, ehk siis panime kogu selle visiooni sinna avalinna sisse. Inimesed said seal avaldada arvamust, neile kas meeldib või ei meeldi see ideestik. Samuti olime me koha peal Sõle raamatukogus
ja andsime täiendavat infot juurde kaartidel, et see oli nagu eelkõige mõeldud eakamate gruppide kaasamiseks. Ja käisime ka Ehte gümnaasiumis koha peal ja lasteaed Päikene ja tutvustasime seda visiooni. Need ideed on integreeritud maastikuarhitektuursesse lahendusse, mis me nüüd eelmisel nädalal kätte saime. Maastikuarhitektuurse lahenduse koostajad on Kino maastikuarhitektid. Ja need välja käidud ideed on sinna siis laiali laotatud. Et selles mõttes need ideid on arvestatud. No mulle väga südamelähedane on see linnaaianduse ala, mis on siin käivitunud. No tegelikult mulle meeldib kogu see linnapargi kontseptsioon kui selline, et just seda looduskeskkonda on siin hoitud ja väärtustatud samal ajal kui linnaplaneerimises need suured muutused, kõik see trammiliin ja rattatee siia tuuakse ja vaba aja funktsioonid, et nad kõik saavad käsikäes ja koos toimida siin tulevikus. Tänapäeval me kõike võrdleme ja tahame teada, mida üks või teine projekt tähendab. Kui me räägime Putukaväilast siin Põhja-Tallinnas, siis tegemist on rohealaga, mille pikkus on 15 kilomeetrit. Ja kui me praegu räägime, et Tallinn tahab saada Euroopa roheliseks pealinnaks, siis mõelge täna 21. sajandil nimetage üks Euroopa pealinn, kes omab vaba territooriumi, et teha park 15 kilomeetrit. Noh, see on nagu isegi võib-olla Guinessi raamatusse, sellepärast, et keegi ei saa aru, kuidas 21. sajandi ühes Euroopa pealinnas saab olla ruumi 15 kilomeetrit, kuhu teha kaasaegne park. Jah, kaasaegne park ei ole enam Kadriorg, mida tegi Itaalia arhitekt ja see, aga kui me võrdleme Venemaa keiser Peeter I tuli rajas Kadrioru park, see oli kõige moodsam park tol hetkel, siis tänane mõõde on see, et 15 kilomeetrit imelist roheala avaneb tallinlastele hoopis uut moodi. Ja mida ma veel tahaks öelda, et kui võib-olla osa inimesi, kes on harjunud selle vana trammiga, ma olen ka Tallinnas sündinud juba 60 aastat tagasi ja 60 aastat tagasi tramm oli hoopis muud, kui on ta täna ja öelda, milline on maailmas tramm 20 aasta pärast. Noh, me ei oska öelda, kui vaikne ta on see ja see, et me täna planeerime siia ka trammiliikluse, ei tähenda, et me seda täna ehitame või homme ehitame. Nii et selles mõttes kallid tallinlased, kallid Eesti rohelise sõbrad, rajamisel on tõesti Euroopa ja isegi maailma mõttes unikaalne projekt, 15 kilomeetrit pealinnas uut parki.